Nii, tere! Mul on täna tohutult hea meel, et ma saan sisse juhatada meie tänase esineja, kes on profikosmeetik Carina Ingver. Ta tuleb siitsamast Tartust ja nende peres kasvab 4 last ning tema karjäär on juba olnud 25 aastat pikk, et omanud mitmeid ilusalonge siin Tartu kesklinnas ja väga pika kogemusega inimene. Aga siis ma annaksin üle sõna Carina Ingverile ja siis jätkan oma rolli host'ina, et kui kellelgi on tehnilisi probleeme, siis kirjutage chatis minule. Aga igal juhul ilusat koolitust. No nii, aitäh ja super. Ma olen sinuga nõus, väga palju inimesi, väga tore ja nii mehi kui naisi. No mehed on tõenäoliselt need kohal, kellele meeldivad ilusad naised, et noh, see on nagu win-win situatsioon ja lahe. Täna meil on siis plaanis Artistry holistiline ilulahenduse koolitus ja oma kogemust siis jagan teiega lihtsalt, võib-olla tuleb teile kasuks nii pikaajalise kogemuse kosmeetikuna, nagu ma olen, siis ikkagi inimesed otsivad endale lahendusi, kes siis täpsemalt millele võib-olla selle esitluse käigus selgitame välja. Aga ma armastan paljudes koolitustel tuua sellist näidet, et kunagi selline moeikoon nagu Versace on öelnud, et 20-aastaselt sõltub inimese või naise siis väljanägemine tema vanematest ehk siis kuidas need vanemad temast hoolt kannavad ja mis kombed tal nii-öelda on. 30-selt sõltub see sinu välimus nii-öelda geneetikast, 40-aastaselt juba suuresti sinu harjumustest ehk siis millised harjumused oled sa kujundanud, on ju elustiili harjumused, toitumise harjumused ja kõik muud asjad. Ja 50-selt sõltub sinu vanus puhtalt juba rahakotist. Nii et eks sellel on mingi oma tõde taga, aga pigem ma arvan, et kui me räägime täna Artistry holistilisest ilulahendusest, siis see ei ole kindlasti eesmärk, et nüüd keegi, ma ei tea, muuta 20 või 30 aastat nooremaks. Lihtsalt ma arvan, et kõik me tegelikult tahame, mida me tahame hoolitsetud nahka, me tahame ennast hästi tunda ja just miks mulle meeldivad need programmid, mida on siis Artistry teinud, on just see, et ta pakub selle terviku lahenduse ehk siis ilu seestpoolt väljapoole ja me jõuame selle teemani. Aga ehk siis täna ikkagi inimesed, minu arvates ei ole üldse koledaid naisi, on lihtsalt rohkem hoolitsetud naised nii-öelda ja vähem. Ja teine muidugi, ma isegi ei saa öelda tüüp, aga on nagu juba ka sellised inimesed, kes on, kuidas ma seda ilusasti ütlen, ülehoolitsetud. Te olete ka kindlasti selliseid inimesi näinud. Mida tähendab ülehoolitsetud? Ülehoolitsetud tähendab seda, et on mindud liiale erinevate süstidega, täitesüstidega, ebaõnnestunud ilulõikustega ja nii edasi. Siis see on see, mida Artistry ei paku. Artistry pakub sulle igapäevast hooldust siis sinu nahale ja mida ta siis lubab? Ta lubab sulle seda, et pakub sulle siis sellise võimaluse kasutada siis seda ilulahendust tervikuna. Kohe näita, mis sinna programmi siis kuulub. Ehk siis see annab sulle siis tulemuseks niisutatud ja hea väljanägemise nahale. Ta on kerge, teda on mugav kasutada, ta on valmis komplekt, mis inimestele hästi meeldib. Et sa saad juba nagu valmis lahenduse, terviku lahenduse ja kui te teate, siis on väga hästi, kui ei tea, siis kordame üle, et keskmiselt nahk uueneb 21-28 päeva. Ehk siis selline kuu aega umbes on naha uuenemine ja see on ka see, miks alati, kui me midagi, näiteks mingit vitamiini võtame või mingit asja teeme kuurina, siis miinimumaeg, kui sa seda kuuri teed, ükskõik kas on mingi C-vitamiin nahale või mis iganes sa teed, oleks siis kuu aega, ehk siis toimub mingi uuenemine.
ehk siis kui sa teed seda väga lühikest aega, siis sa ei saa seda resultaati. Ja et oleks nagu terviklahendus, et teinekord ei piisa ainult sellest, et sa nagu väljastpoolt oma nahka hooldad, siis siin programmis on siis olemas ka nii-öelda ilu seestpoolt ja kohe räägin siis sellest. Ilulahenduse siis eesmärk on rahuldada siis nii-öelda põhilisi peamisi näohooldusvajadusi, mis siis sisaldab sinu põhietappe igapäeva näohoolduseks ja ka siis erihooldust. Kohe näitan, mida. Selles programmis on siis kokku pandud 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 toodet ja mõeldud siis niimoodi inimestele kasutamiseks, et vastavalt siis sinu naha nii-öelda seisukorrale ja vajadustele, kas ta vajab siis niisutamist, kas ta vajab taastust või pinguldust, valitse siis selle sarja endale. Ja mis siin sarjas siis on see, et kõigepealt siis ilu seestpoolt, ehk siis hakkad oma nahka toitma siis biotiin C+-iga, see on siis nahale, juustele, küüntele mõeldud toidulisand. 1 kord päevas on seda siis 1 tablett päevas toidukorra ajal ja ta hakkab su nahka siis nii-öelda seestpoolt juba niisutama, taastama ja selles komplektis või selles vitamiinis on, karbis on siis 3 kuu jagu, ehk siis see on nagu väga väike purk küll tundub, aga siin on 90 tabletti, et sa tegelikult 3 kuud saad seda võtta. Sest tavaliselt inimesed tahavad koju hinda teada, et siis kui ma ütlen, et selle komplekti saab klient, oleneb siis, kas ta on klient või tal on ka oma hulgikonto, eks ju, et hulgihinnaga ostmise võimalus, et siis hind on natuke erinev, aga alla 200 euro saad sa endale selle komplekti soetada ja tegelikult selle sisse tuleb siis ka veel üks kingitus, millest me räägime, mille väärtus tegelikult on peaaegu 40-50 eurot, eks ju. Nii et igal juhul tasub nagu neid komplekte kasutada, sest siis nad on soodsamad ja seal on ka alati siis mingi kingitus kaasas. Aga lähme edasi. Ja siis komplektis on veel siis C-vitamiin mitte ainult kehale, vaid ka näonahale, ehk siis segad siis valmis endale ise siis selle seerumi. Ja siis on seal valikus veel vastavalt sinule valitud nii-öelda kas siis niisutav, taastav või pinguldav näohooldus, ehk siis selline väike travel set, ehk siis saad selle ära testida ja vaadata, kas see on sinu jaoks sobiv ja siis juba osta nii-öelda suuremad kogused endale sobivad toodetele. Siis seal on ka kehahooldus, ehk siis oleneb, mis sari on ja minul on siin praegu pinguldav sari ja siis on pinguldav kreem. Kui sul on taastav sari, siis sul on niisutava ja niisutavas sarjas on ka see roheline niisutav kreem. Sellest ka me täna natuke veel rohkem räägime. Ja siis on seal veel igas selles komplektis juures ka mask, vastavalt siis, mis komplekt sul on, vastav mask. Nii et sa saad põhimõtteliselt aru. Aga ma võib-olla natukene räägin sulle, kellele mida oleks vaja. Niisutav sari on selline, mis sobib tegelikult kõikidele inimestele, ehk siis olenemata vanusest ja nii edasi. Aga praegu on selline periood, kui sa nüüd vaatad, on ju aasta aega ja arvestad seda, et pikk talv on olnud tagasi, see enamus inimestele jääb niisutavast sarjast väheks. Ehk siis ta jääb sulle lihtsalt lahjaks. Ja sul on nagu variant, on ju, kas lisada sellele niisutavale sarjale mingi muu seerum või mingi muu tugevam asi veel juurde, on ju. Või näiteks öömask, millest me pärast lõpus räägime, aga sul on ka muidugi variant võttagi juba mingi tugevam sari, on ju. Taastav sari on selline, mille eesmärk on siis panna nahk uuesti toimima. Kuna C-vitamiin aitab ka sellele kõvasti kaasa, siis tegelikult taastav sari on praegu üks paremini kõige mõistlikum kasutada praeguses ajas, kus nahk on tegelikult kuiv sellest talvest ja juba hakkab tegelikult nii-öelda päike paistma ja nii edasi, et see taastav hooldus on praegu hästi-hästi hea. Ja pinguldav, selles mõttes, et kui sa tunned, et sa tahad pinguldust, siis mina näiteks kasutan ise taastavat sarja päeval ja pinguldavat sarja siis vastupidi. Taastavat sarja ma kasutan ööseks ja pinguldavat sarja ma kasutan päeval.
nii et miks ma niimoodi kasutan, sellepärast et öösel nahk uueneb kõige rohkem ja uuenemisprotsess öö nii-öelda see, et su nahk puhkab, aitab sellele kaasa ja taastav sari ongi tegelikult just rohkem mõeldud selleks perioodiks. Ja pinguldus siis sobib väga hästi ka meigi alla, nii et väga okei. Ja selle komplektiga kaasas siis tuleb Artistry Face ja Body massaaži komplekt, kus ei ole kunagi varem teinud endale näomassaaži ise, siis mul on nii kahju, et ma ei ole varem enda jaoks neid asju avastanud. Õnneks Artistry nüüd need siia komplekti pani ja ma hakkasin seda kasutama ja ma olen väga vaimustus sellest, kui palju saab ise nii-öelda ära teha selle käsitsi masseerimisega näonahal. Ja mis siin setis siis on, eks siis siin on siis Artistry selline rullik, millega sa saad masseerida siis väikse poolega siis silmaalust ja suur siis üle terve näo. Ja siis on see gua sha kivi, millega siis sa saad teha lümfimassaaži ja tegelikult selle komplekti kaanel on üks QRV kood, mille sa tõmbad endale telefoni nii-öelda pildiga ja sa saad tegelikult kõik juhendid siit selle kohta, kuidas seda kasutada ja muidugi saad sa ka juhendid täispika video kaasa siis kodulehelt, kus ta näed tegelikult ära selle kasutuse ja õpetuse, kuidas seda teha. Aga see tuleb siis selle kaasa ainult komplektiga kingituseks, et seda eraldi osta ei saa. Väga pikalt siin seda toodet lahti ei selgita, sellepärast et see on kõik tegelikult kodulehel olemas. Võib-olla ma natukene Artistry enda sellist olemust, korraks lähen siia tagasi, selgitan nii palju, et Artistry on teaduspõhine nii-öelda kosmeetika, koostöös või sündinud siis tegelikult üldse sellisest brändist nagu Nutrilite. Ma lähen sinna slaidi peale, ma näitan teile selle, et te näeksite. Ja saaksite aru, mis teda eristab nii-öelda tavakosmeetikast, ongi see, et Artistryl on siis näohooldus eelkõige nii-öelda, sa ei saagi öelda, et see on mingi näohooldus, vaid see on nii-öelda toit sinu nahale. Et kõik see, mis tegelikult Nutrilite'is on nii-öelda purgis, mida me muidu siis sööme selleks, et meil oleks toiteväärtus ja toitained piisavalt organismis, seda kõike nad panevad ka tegelikult kosmeetikasse, ehk siis ta on taimne. Siin on sees väga palju vitamiine ja mineraale ja eesmärk on siis mitte lihtsalt niisutada sinu nahka, vaid eesmärk on siis toita sinu nahka selliselt, et ta hakkaks siis toimima nii-öelda paremini, ta oleks toiteväärtus olemas nähas ja tegelikult siis ta näebki noorem välja. Ehk siis Artistry bränd on ise üle 60 aasta vana, teaduspõhine, eks ju, üle 500 teadlasi igapäevaselt selle kallal töötab, et see toode päriselt ka töötaks. Miks nad, kui Artistry nii-öelda lubab midagi oma kliendile, et see teeb seda või see teeb seda, siis see teeb seda. Sellepärast, et kuna Artistry annab kõikidele klientidele 100% heaolu garantii, siis nad ei saa lubadusi jagada, kui see ei tööta. Ehk siis mida tähendab heaolu garantii? See tähendab seda, et kui sulle midagi ei meeldi, mul on 12-aastane tütar ja ta tuli täna koju ja ütles, et oota, emme, räägi mulle uuesti, kuidas selline asi saab olla võimalik, et kui ma kasutan mingit kreemi ja siis ma saadan selle tagasi ja siis nad maksavad raha tagasi. Eks see on heaolu garantii. Nii tugeva ettevõttega on tegemist, et ta saab seda omale nii-öelda lubada. Miks ta saab seda lubada? Sellepärast, et toode on nii hea ja inimesed seda ei tagasta. Ja kui kellelgi isegi juhtub mõni toode, et ta tellis midagi sellist, mis tal ei sobi, siis sellest ei ole midagi, ta võib seda tagastada ja ta saabki 100% raha tagasi. Nüüd Nutrilite, ehk siis seesama, millest ma rääkisin, Nutrilite ise on juba üle 85 aasta vana, üks esimesi maailma nii-öelda toidulisandite ja vitamiinide brände ja täna maailma enim müüdud vitamiini bränd, ehk siis mis siis tema eripära ongi see, et kõik see tootmine, nad kasutavad ise oma mahepõldusid,
ja Artistry ja Nutrilite'i puhul on üldse väga eriline, kui sa üldse kunagi oled kokku puutunud sellega, et sa tead midagi tootmisest ja tead midagi nagu toote sellisest, kuidas see toode üldse on loodud, kuna mina erialaselt ikkagi kosmeetikuna olen läbinud väga palju tootealaseid koolitusi, siis ma üldjuhul tean ka konkureerivate firmade seda toote nii-öelda ahelat, ehk siis kes teda toodab, kus teda toodetakse. Ja tavaliselt näeb tootmine välja selline, et kuskil on idee, keegi hakkab midagi tootma, keegi toodab eraldi tooraine, keegi toodab eraldi pakendid, see on tootmine. Ehk siis täna on see igal pool niimoodi, kuskilt odavalt ostetakse materjal, koostisained ja nii edasi, samamoodi vitamiinidel. Ehk siis kui meil on võimalus ja te saate infot näiteks meie gruppide kaudu Nutrilite'i koolitusest, ma väga soovitan teil seal osaleda, sellepärast et meil on tõelised professionaalid, kes neid koolitusi teevad, kes igapäevaselt töötavad ravimi tootmistes, nad teavad tegelikult, kuidas toodetakse vitamiine, kuidas toodetakse ravimeid ja mis on siis selle Nutrilite'i eripära. Aga see ei ole tänane teema, aga Artistry on ma ei tea kedagi teist turul sellist tootjat, kes kontrollib kogu tootmist otsast nii-öelda algusest lõpuni täielikult ise. Alustades siis sellest taime kasvatamisest, kuidas see kasvatatakse mahepõldudel, millistel põldudel, kuidas see korjatakse, kuidas ta purki saab, kuni siis selle nii-öelda tehnoloogiani, patendini, ehk siis, et ta peab ka töötama, on ju. Ehk siis ta peab ka nii-öelda tegema selle, mida ta su nahal lubab teha, kuni siis selle pakendini välja. Ja täna Artistryl on tuhandeid patente, mida nad ise omavad, nii et tegemist on väga teadusliku tootega. Nii et uurige selle kohta siis natukene rohkem veel ise juurde, aga miks üldse C-vitamiin on selles mõttes igas mõttes näole ja kehale oluline, ongi see, et C-vitamiin on selline baasvitamiin, mis tegelikult kõige kiiremini saab meie naha nii-öelda taastada, uuendada ja elu sisse nii-öelda puhuda. Ehk siis kas sa võtad seda seestpoolt, siis selle programmi puhul mõlemat pidi on ju praegu muideks ka näonahal, et C-vitamiin on veel paras aeg alustada selleks, sa jõuad selle kuuri nii-öelda enne seda tugevat päikest ära lõpetada. Kuigi seda C-vitamiini võib kasutada ka päikseperioodil, aga siis ei tohiks teda kasutada hommikuses näohoolduses, pigem õhtul. Aga parem on ta ikkagi nagu ära teha ja siis on nahk nagu täiesti valmis ja kaitstud selle eest, mida ta selle päiksekahjustusega saab. Nii et ma väga soovitan seda kuuri veel kiiresti teha. Kuu aega on seda veel täitsa okei teha. Ehk siis siin on natukene veel sellest Nutrilite'ist, ehk siis kuidas siis see koostöö Nutrilite ja Artistry vahel on, aga veel kord, see on teaduspõhine tooteliin ja sa võid olla täiesti rahulik ja rahulikult seda kasutada kartmata mingeid kõrvalmõjusid, allergiaid, sellist, et toode ei sobi ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis kõik need sertifikaadid, mida Artistry on jagatud, kõik see vegan, siis kõik see, kuidas pakendid on toodetud, kõik need animal testingud, see, kuidas ta on taimne ja nii edasi, ehk siis fütonutrientsi sertifikaat ja nii edasi. Ehk siis neid on päris palju seal, kui sa neid kodulehelt hakkad vaatama. Aga need tagavad selle, et sul on väga turvaline kasutada ja teine asja muidugi see, et ta on efektiivne. Ehk siis ta annab sulle selle, mida sa tahad saada, seda tulemuse. Ja nüüd oled sina, on ju. Sina, sul on see komplekt, kuidas sa seda siis kasutad, on ju. Sest üksi Artistry ei saa imet teha, kui seda kasutama ei hakka, on ju. Artistry koos siis toidulisandiga annab sulle selle võimaluse, aga sina oled siis see kolmas osapool, kelle harjumustest ja kelle tegevustest tegelikult see tulemus siis tuleb. Nii et minu soovitus on see komplekt kasutada. Mina kasutan siis seda niimoodi, ma kiiresti jagan ja siis jagavad meil mõned inimesed oma kogemusi ja siis me räägime meie uuest komplektist veel, milleks on siis öine näohooldus. Aga mina kasutan siis seda niimoodi, et
hommikul ma võtan siis peale hommikusööki biotiin C kollageeniga 1 tablett. Siis ma teen oma tavalise näohoolduse ehk siis kasutades siis tegelikult on 4 toode ka, milleks on siis silmaümbruskreem, kindlasti hästi oluline. Ma puhastan nahka igal hommikul, ma toniseerin, kannan kreemi ja silmaümbruse ja enne siis kreemi panen siis sinna peale ka C-vitamiini. Ilusti pipetiga kannan nahale ja kaelale ja panen sinna peale siis kreemi. Siis tavaliselt mina kreemitan ka keha, sellepärast et mu keha on üsna kuiv. Iga hommik võib-olla mitte, aga üsna tihti, vähemalt siis, kui on duši alt tulnud. Nii et ma kasutan siis seda pingutavat kehakreemi. Selles sarjas on ka väga hea roheline kreem, niisutav kreem, nii et sellest ka veel räägime. Ja kuna komplekti kuulub ka mask, siis maski võid sa kasutada 1-2 korda nädalas, vastavalt siis sellele, mis mask sul on ju. Ja kuidas sa maski kasutad? Maski kasutad siis niimoodi, et sa oled näonaha ära puhastanud, paned siis selle puhtale nahale, hoiad peal 5-6-7 minutit maksimum on ju. 5 minutit on täiesti piisav, need on kiirmaskid, ehk siis nende toime tuleb väga kiiresti. See, et sa hoiad teda peal terve õhtu, see ei tee tema toimeainet paremaks, et seda müüti nagu pole mõtet järgida. Et oma 5 minutiga teeb ta kõik töö ära, mis ta lubas. Öömask on teine asi, on ju. Öömask ongi mõeldud ööseks peale jätmiseks, aga sellest me kohe räägime. Ja kui sa oled maski maha pesnud ilusti sooja veega, siis sinna peale kannad siis kreemi ja C-vitamiini enne ja siis kreemi. Nii et selline baashooldus on. Ja kui sa oled seda 28 päeva teinud, ma võin lubada sulle, et see muutus on sinu nahal väga suur. Ja loomulikult sinna juurde siis kasuta ka seda gua sha massaažiotsikut, millega sa tegelikult saad pinguldada kõiki oma näolihaseid, sest lümf hakkab paremini tööle ja need näoovaalid hakkavad nii-öelda kenamini välja joonistuma. Ja see massaaž on väga-väga mõnus. Ta viib välja kõik selle liigse vee ja sellise rasu, mis su nahale on tekkinud. Mis slaidi meil veel on, ma vaatan korra, et millised on tervislikud harjumused? Vaatame korraks koos üle. Need on teil kindlasti kõigil olemas, aga vaata sina ka korraks seda. Võib-olla midagi sa saaksid lisada. Ehk siis esimene asi on see, et nahk vajab alati vedelikku, ehk siis sul on vaja juua vett ja puhast vett. Et oluline see on, et see vesi oleks elus, et sa ei tarbi lihtsalt mingit pudelivett ega mingit nendes vaatides olevat vett, mis on tegelikult surnud vesi koos plastikuga, on ju, et mineraalid oleksid vees alles, hästi oluline. Siis teine asi on see, et maga korralikult, sest ma räägin ka pärast seal ööhoolduses, et magamine tegelikult on see, mis väga palju ja palju kiiremini taastab, 3 korda kiiremini su nahka, kui näiteks seda teeb, on nii-öelda päevane hooldus. Toitu tervislikult. Kui sul on küsimusi toitumise kohta, kuidas õige toituda, siis meil on olemas Nutrilite'il väga äge body cleansing programm, mida sa tegelikult alustada sellisest etapist, et sa teed endale terve keha puhastuse, mis hakkab maksapuhastusest ja soolastikupuhastusest. Küsi selle kohta rohkem lisa. Meil tuleb selle kohta ka Team 21 tuleb selle kohta ka info ja selle kohta tuleb üks live koolitus. Nii et selle koolituse nimi on Kevadpuhastus ja tule siis kuulama, kuidas seda organismi kevadpuhastust teha ja naudi seda massaaži, mida sa saad teha selle otsikuga. Mina masseerin oma näonahka õhtuti, sest ma pean tunnistama, et mu hommik on lihtsalt nii kiire stardiga, et sinna seda 2 minutit lihtsalt ei ole, nagu ei teki. Ja kui sa saad, siis tee seda ka hommikul. Igal juhul on see ka hommikul kindlasti väga hea tulemus olnud. Ja igasugused protseduurid, mida sa saad endale teha näonahale, lisaks maskid, mis iganes on kindlasti väga head, hästi head energiat annavad sulle ja su näonahale, aga oluline on kindlasti see, et sa
et sa võtad selle igapäevase aja just selle baastegevusteks. Ehk siis seesama niisutamine, puhastamine, kreemitamine, mingi baashooldus, mida sa igapäevaselt teed. Ja lõppkokkuvõttes see annab selle tulemuse, et sa tänava peal, kui sa näed inimesi, siis sa näed, et kellegi näonahk on hästi ilus, hooldatud ja kellelgi ei ole. Ehk siis see on see, mis tegelikult pikas perspektiivis selle tulemuse annab. Mitte see, et sa käid ühe korra kuskil ja saad mingit intensiivset hooldust, vaid see, mida sa teed oma näonahal iga päev ja keha samamoodi on ju. Et kas sa koorid, kas sa niisutad, koorimine on ka väga oluline protseduur, erinevatele inimestele sobivad siis nii-öelda erinevad koorijad. Ja erinevaid asju inimesed küsivad. Ma kohe vastan mõnele küsimusele ka võib-olla, mis sul on ju. Et küsitakse selle juures alati, et üks küsimus tihti tuleb see, et milliseid seerumeid ma võin kasutada, kas ma võin neid kasutada ühel ajal. Mina alati ütlen, et võib kasutada seerumit ühel ajal, aga ma ei näe pointi panna kahte seerumit nagu ühes etapis peale. Et kui mul on näiteks, mina kasutan samamoodi Signature Selecti seerumit, mis on pinguldav seerum ja C-vitamiini, siis ühe ma panen ööseks ja teise ma panen päeval. Et seda pointi, et sa paned nad kõik üksteise otsa, seda ei ole. Siis küsimus, et kuidas ma siis valin, mida ma siis valin, millise komplekti ma endale valin. Et ma natuke siin alguses selgitasin, on ju, kui sa ei tea, mida valida, sa võid alati alustada niisutavast, aga kui sa oled juba nii-öelda vanem inimene või ikkagi vajab rohkem toitmist, on ju, ma arvan, et ka 30-aastasel võib ta vajada toitmist rohkem kui võib-olla muidu, siis võid julgesti seda taastavat sarja ka proovida ja miks mitte siis ka juba pinguldavat. Pinguldav on oma koostiselt natukene paksem, et see suveks võib-olla jääb paljude inimeste jaoks raskeks, aga igal juhul on oluline praegu natukene rohkem toitainet talle anda. Ja hästi oluline, kuna tuleb suvi, siis arvesta sellega, et sa pead jälgima ka seda, et kas sinu päevakreemis on päiksekaitse. Ja kui ei ole, siis et sa võtad juurde endale päiksekaitsekreemid, mida siis kasutada. Meil on olemas GH-sarjas super hea päiksekaitsekreem mõeldud kehale, nii et julgelt vaata sealt kodulehelt ringi. Küsimus, ma juba vastasin tegelikult sellele, et kas seda otsikut saab osta eraldi, ei saa, see tuleb koos komplektiga. Mõlemad otsikud siis. Ja selline on ilulahendus meie Artistry holistilises programmis. Ja absoluutselt ei pea sa neid tooteid ostma kõiki koos, kui sa ei taha, sa võid osta neid eraldi, täpselt nii, nagu sa tahad, valida endale, aga lihtsalt on teatud nii-öelda soodustused, teatud, nagu ma ütlesin, kingitused, mis sa sellega kaasa saad, nii et kui sa neid niikuinii plaanid osta, siis on mõistlik need komplektina ka võtta. Nii et mina ise neid komplekte kasutan. Praegu kodulehel on siis olemas kolm erinevat komplekti. Üks on siis, või kolm on nendest siis Artistry holistilised ilulahendused ja neljandast, mis on siis öine näohooldus, sellest ma räägin siis peale meie esinejaid. Ja ma palungi kohe, ma panen siit praegu selle jagamise kinni ja ma palun mõnedel inimestel lihtsalt, et meil oleks nagu natuke lõbusam kuulata kogemusi. Ma lasen 3 inimesel rääkida, kes on meil on palju rohkem inimesi, kes on seda komplekti kasutanud, aga jagada sellest komplektist oma lemmiktootest natukene kogemust. Nii et võtta sealt üks toode, mis sulle kõige rohkem nii-öelda vau-efekti on tekitanud ja jaga meiega seda kogemust. Nii et siis ma saan natuke puhata oma suud ja siis ma räägin edasi sellest öisest näohooldusest. Aga ma annan sõna siis mikrofoni edasi Taimile. Taimi, jaga sina oma kogemust siis Artistry holistilisest programmist siis oma lemmiktootest. Tere. Et mul on nii hea meel, et mul oli võimalus täna sellist vau-efektist rääkida, kuna jah, ma natuke olen väsinud täna, kuna tänane öö jäi mulle vahele, et ma jõudsin alles soojalt maalt.
aga see vau-efekti kogesingi just Egiptuses ja see oli Artisti Signatuuri sealt komplektist niisutav kehakreem. Et ma kasutasin seda peale õhtuti, peale nagu päikese võtmist ja siis keha nagu öelda jahutamiseks mul ei olnudki enam üldse vaja mingit muud keeli või selles suhtes, et ma seda peale kandsin, siis tunnetasid seda Nutrilite'i viirsiku õiekstrakti ja rohelise tee ekstrakti, seda lõhna ja kehal oli sihuke nii mõnus tunne, seda peab kogema et kohe terve kehal sa tundsid, kuidas ta imendus nii ruttu sisse ja sihuke hea värske tunne oli. Ja juba 3. päeval ma avastasin, kus hommikul ärkasin üles, kus mul oli terve keha nii siidine, isegi minu eas. Et see täpselt see tunne, et mäletan Türgis mingil ajal, et sai teha neid hamammis, et koorivad ja tohutud protseduurid, et saada sihuke hea siidne, nagu öelda, titepepu tunne, siis nüüd oli mul juba praktiliselt, võiks öelda, selle kreemi kasutamisest. Et ja väga hästi ta jahutaski täpseltki, võiks öelda, seda natukest päikesepõletust, et ja hommikul võis julgelt jälle päiksekaitsme peale panna ja jälle uuesti randa minna. Et täitsa tasub, et see võiks öelda, Mallorca reisi üks kindel asi peab olema see kaasa võtta. No just, aitäh, Taimi, et nagu beebiveppu, et nende sarjade kreemidega muideks kõikidega, ka selle punasega tekib selline, mina ei tea, mis seal sees on, aga see siidi efekti tunne tekib, sellepärast et mina isegi võib-olla ei ole, olen sellega nii harjunud, ma ei saa nagu aru, aga mu abikaasa alati ütleb, et mis sa teinud oled, et see nahk on nii pehme, et nagu oleks midagi koorinud või selline nagu hästi pehme tunne on, et ja paljud inimesed on minule ka jaganud selle rohelise kreemiga tagasisidet, et kui nahk väga kuivab, siis ta hoiab hästi pikaajaliselt seda niisutust. Ja selles mõttes on õigus, Taimi, ja ta tõesti tekitab sellise nagu natuke nagu külma või siukse värske tunde, on ju, väga mõnus. No nii, kes veel jagavad? Lemme, jaga sina ka oma kogemust, mis sulle nii-öelda vau-efekti tekitab? Tere õhtust! No mina valisin nendest 5 erinevast maskist sellise pinguldava maski, sest sellepärast, et minu nägu väga juba tahaks sellist pinguldust saada. Ja mulle väga meeldib selle maski juures see, et kuna siin sees on nüüd selline punane jahe keel, veidi nagu mett meenutav koostiselt. Ja kui ma panen teda näole, ma võin teda panna näiteks otsa ette, põskedele, lõua juurde ja isegi siia kaelale, miks mitte ka natukene siia rinnaesisele ja siis paar minutit masseerides muutub see punakas keel hoopis selliseks valgeks kreemiseks ja ta justkui nagu soojendab. See on nii äge tunne ja hoida siis niimoodi mingi 5-7 minutit ja tõsiselt iga kord, kui ma olen seda kasutanud, ma tunnen juba selle maski peal hoidmise ajal, kuidas nahk hakkab niimoodi pingulduma, et ta on väga vahva toode ja siin on siis ka Nutrilite'i päritoluga ehk see, millest Karina enne rääkis, Nutrilite'i firma päritoluga granaatõuna ekstrakti, mis siis annabki nahale sellise mõnusalt pinguldavama, värskema ja vormituma tunde. Minu poolt selline jutt praegu. Väga äge, see on aieldamatult minu lemmiktoode ka ja see on kindlasti talve üks lemmiktooteid, et seda soojust saada, et see on nii mõnus, et sinna võiks tervenisti kehaga sisse minna, on ju.
aga miks ta pingundabki sellepärast, et tal tekib see hinge ja nühv hakkab hästi kiiresti tööle ja siis see pingulduse efekt nagu ja see mask läheb veel rohkem sügavamale, need toitained ja see tekib ja see tõesti selle maskiga tulemus on alati nagu kohe näha, et sa oled seda teinud. Nii, aga Kaie, jaga sina ka oma kogemust, mis on sinul sealt sarjast, sellest holistilisest programmist sinu lemmiktoode? No nii, tere õhtust minugi poolt. Ja minu lemmiktoode on C-vitamiin pluss. Et ma tõepoolest seda seerumit olen juba mitmed pudelid ära kasutanud. Ja ma ei saa sellest loobuda, sest see on nii mõnusalt niisutav ja nii näonaha nagu täiesti selliseks säravaks ja mõnusaks tegev ja mis siin salatada, need silmaümbluskortse siin ka vähekene leevendab ja võtab need, mis mul näos olid veel, olid pigmendilaigud. Et tegelikult aga pigmendilaigud väga hästi kõrvaldab. Et minu jaoks on see seerum küll super mõnus ja super hea. Et nüüd ma teen teda veel viimase kuuri läbi, et tõepoolest, kui suvi nüüd kätte jõuab, et siis võib-olla on natukene liig. Aga meil on ju teisi seerumeid ka, nii et pole probleemi. Et see tõeline niisutus ja ma ütlen, et lihtsalt on hea asi. Et igal juhul ma soovitan soojalt kõikidel seda kasutada. Ja kui lihtne teda, ta on ju nii värske, et ma segan ta nagu kohe, kui ma võtan pudeli lahti, ma saan selle C-vitamiini nagu värskelt sinna sisse segada. Ja tõepoolest ma pean ta kiirelt ka ära kasutama, sest et mul on juhtunud, et olen ta unarusse jätnud ja siis see vedelik on muutunud pruuniks, sest selge on see, et C-vitamiin ei taha seda seismist. Et kui sa selle pudelikese avad ja selle kokku segad, siis igal juhul kasutada kiirelt ära, et see kõik ikkagi täiega nagu sinu näonahale nagu teeb ainult head. Ja ta on ju tegelikult nüüd ka veel uuenenud, et sinna juurde on pandud veel 2 korda rohkem C-vitamiini. Siis veel on tõhusaid antioksüdante sinna lisatud ja see hyaluroonhappe siis ka veel 3 tüüpi, seda veel ka. Nii, et ta tõepoolest niisutab veel tõhusamalt, kui ta seda mõni aeg tagasi tegi. Et ma olen väga vaimustuses sellest. Aitäh! Just, Kaie, täpselt nii ta teebki, ehk siis see C-vitamiini kogus on seal 3-kordistunud ja hyaluroonhappe ongi see, mis tegelikult selle kooriva efekti tekitab. Ja nii palju võin lihtsalt öelda, et kui sa oled nüüd kogemata siin või kasutad mitut seerumit ja sul on see läinud nagu kollaseks juba natukene, sest ta õhuga nii-öelda reageerib, on ju see C-vitamiin. Siis tegelikult võid selle ilusti ära kasutada, ta ei ole nagu sul otseselt halvaks läinud, kui ta sul just 3 aastat pole seal seisnud, on ju. Aga lihtsalt tal ei ole enam seda toimainet nii tugevat, kui tal nagu peaks olema. Ja mul vahepeal juhtub niimoodi, et kuna ma nii mitut erinevat seerumit kasutan ja siis üks on nii-öelda kasutamata ja siis tegelikult ta tahab natuke kiiremat kasutamist, sellepärast tasub sellega kohe see 1 kuu kuur ära teha. Ja mis selle seerumi puhul võib-olla veel on, et ärge siis nagu väga, kuidas ma ütlen, kokku ka hoidke, et päris ühte tilka ei ole mõtet nagu panna, et pange ikkagi 2-3 tilka niimoodi iga sellise ala peale, on ju, otsa ette 2-3 tilka, siia 2-3 tilka, et siis sa nagu ikkagi reaalselt saad seda C-vitamiini, muidu sa lihtsalt nagu hullult koonerdad ja seda tulemust tegelikult ei saa. Nii et see C-vitamiin tõesti on absoluutselt, see on enim ostetud toode, et see ka tegelikult annab ju selle vastuse, et miks ta seda on, sest C-vitamiin ongi üldse näohoolduses kõige efektiivsem näohooldus antioksüdant üldse. Nii et ja mis siis veel lubasin jagada meie kõige uuemast tootest rääkida. Ja kus ma selle toote panin? Kohe panen teile siia, jagan seda ekraani. Ja loodan, et te näete. On näha, jah?
ehk siis meie uus Artistry Skin Nutritioni öömask ehk siis ka siis programm tegelikult või selline sinu ilulahendus siis ööseks. Ma väga soovitan teile seda proovida, see on lihtsalt täiesti uskumatu asi, mida nad on välja mõelnud, et no enam ma ei tea, iga kord ma mõtlen, millega Artistry saab üllatada, no saab. Ehk siis nad mõtlesid välja hoolduse ööseks, eraldi hoolduse ja absoluutselt mina olen täiesti fänn sellistele asjadele, sellepärast, et ma olen nagu laiskuskuubis, ei taha kõva häälega nagu öelda inimestele, aga mulle meeldivad kõik asjad, mis kergesti nagu toimivad ja ruttu saab peale panna. Ideaalne toode, sa pesed näo lihtsalt puhastusvahu või siis millega sa pesed on ju puhtaks ja paned selle maski peale ja sul on kõik tehtud nagu, et ma kasutan seda iga kord, kui on kiiresti tahan minna magama ja siis terve öö ta nii-öelda ravib mu nahka, toidab. Esiteks on ta selline emotsionaalne toode, sellepärast, et tal on väga tugev lavendli lõhn ja ta panebki sul kohe nii-öelda selle une juba nagu lavendel, nagu teate, siis ta tegelikult soodustab und. Nii et ta tekitab sulle sellise hea une ka veel lisaks. Mis ta teeb, on see, et või kellele ta mõeldud on nagu see, et nendel võib-olla, kes tahavadki midagi päriselt efektiivselt nii-öelda nahka uuendada ja kasutada siis miks mitte seda magamisaega selleks ära, on ju. Ma võin ise öelda, et mis efekti ma tundsin, ma olen nüüd kasutanud seda 5 korda, 5 ööd nii-öelda ja veits on ta sõltuvust tekitav, sest see tunne on nagu ülihea hommikul, nagu tahad seda veel ja veel. Aga ma tundsin sellist asja, et mul ei olnud esimese korraga, ma tundsin nagu sellist väga tugevat niisutust, kui ma esimest korda panin. Nüüd, kui ma olen mitu korda kasutanud, siis ma tunnen, et ta hakkab mu nahka uuendama. Ehk siis mida tähendab uuendamine ongi see, et ma tunnen, et mu naha pealt hakkab tulema seda vana kihti ära, on ju, ja nahk hakkab all uuenema, ehk siis see uuendusprotsess tekib. Nii et sellel etapil, kui uuenemisprotsess nahal tekib, siis on ka hea seda nagu päeval võib-olla koorida ja siis ööseks panna seda maski, et siis ta nagu see renewing või see uuendusprotsess toimub kiiremini. Nii et väga äge sa pead siis seda kogema nagu ja meestele samamoodi väga hästi sobib see toode magama minnes lihtsalt peale panna. Keegi küsis mu käest, kas see patja määrib? Ei määri, sest sa üldjuhul ta on juba kõik sul sinna sisse imendunud. Teda ei lähegi nii palju, kui ma alguses ette kujutasin, sest ta on nagu see koostis on selline nagu hästi paks, aga samas nagu läheb nagu kohe nagu siidiselt su nahale, nagu sa lihtsalt pead seda kogema. See ei lähegi väga palju seda, et tal on siis oma spaatel kaasas, ma kohe teile siit annan. Vabandust, üks asi jäi mul ikka maha. Ma tahtsin teile ikkagi näidata seda, et see spaatel on kaasas, et sa saaksid aru, palju sa pead võtma. Siis tegelikult see spaatli, see kausi osa rohkem, siis kui sa selle pool sellest kuhjaga võtad, siis tegelikult sul juba jagub seda tervele näole. Kaelale paned, siis võtad võib-olla natuke rohkem. Ta ei lähe üldse nii palju. Ma arvasin, et ta läheb väga palju. Ehk siis ma olen teinud seda reaalselt juba 6 korda. Mul ei ole nagu midagi siit veel ära kulunud. Ta ei kulugi nii palju, kui sa nagu ette kujutad. Ja kogus on ju suur, on ju. Keegi ütles, miks ta nii kallis on. Et sellepärast, et ta on suur kogus. Ja sellepärast, et tal on sellised koostisainet, mis teevad sind nooreks. Sellepärast on ta kallis. Ja tegelikult see üks mask, mida sa võid teha endale, ma arvan, et mitu kuud seda maski. Kui sa teed regulaarselt, ikkagi sul jagub seda, siis see üks mask maksab sulle sama, mis maksab korralik näohooldus. Et mõtle, millega võrreldes ta kallis on. Kui sa ei käi muidugi näohooldus, siis on iga asi kallis. Ja siis tal on kaasas veel selline massaažispaatel,
millega sa siis tegelikult, kui sa sellega paned endale ta peale ja jagad ära selle, mõnus külm on see metall, on ju, siis selle spaatliga sa tegelikult saadki siis kohe masseerida ta sisse ka, kui sa tahad. Hästi mõnusasti siit, aga sa võid seda teha ka sõrmedega ja pärast siis üle sellega masseerida. Hästi mõnus see ots on tal selline. Hästi hea külm on panna nagu peale. Nii et ma arvan, et see on midagi sellist, mis lihtsalt peab olema. See on täiesti fenomenaalne toode. Et just seda öist nii-öelda naha taastumist nii-öelda aktiveerida, et nahk saaks ise siis nii-öelda selle taastumisprotsessi ilusti käima ja nahk on hästi puhanud, kui sa ärkad. Imeilus on ja sinna meiki peale teha super, täiesti super. Et mis tal on sees, nii et siamiid on selline aine, mis on tegelikult B-grupi vitamiin ja see aitab siis tegelikult su seda nahapigmenti ja nahatooni ühtlustada. Ma arvan, et kui sa oled teinud seda maski piisavalt kaua, siis su nahk on nii see jume. Muideks Kaia ütles, et C-vitamiin ka väga ilusti ühtlustab neid pigmendilaike ja kõike on ju võtab ära. Et kui sul need on, siis igal juhul, aga ma arvan, et see vitamiin B3 kompleks on just see, mis tegelikult kaitseb sul selle eest, et sul ei tuleks neid suve, kui sa päiksekaitset ilusti kasutad. See on ka hästi oluline, et sul ei teki uusi pigmendilaike. Ta on taimne, on ju, seal on hästi suur taimekompleks, rosmariin, kummel, tihasein, vesinaba, lakrits, mis seal kõik on ju, taimeekstraktid, nahka rahustavad ja siis seda välimust turgutavad. Ja muidugi siis lavend ja bergamoti eeterlik õli, mida sa nagu kohe tunned, kui sa seda peale paned. Üliäge. Ja selline asi, mida hästi palju kosmeetikatööstus kasutatakse ja kuningaõis on selline taim, siis, mis tegelikult hästi tugeva niisutaja on, kuna ta kasvab öösel ja kogub selle niiskuse enda sisse, siis see on hästi tugev niisutaja. Ja siis on ka prebiootikumid on selle toote sees, mis on siis põletikuvastased. Nii et väga-väga kihvt asi. Ja kuidas seda kasutada, nagu ma ütlesin, tehke oma näohooldusrutiin, eemalda meik, pese puhtaks ja kanna lihtsalt peale siis selle sama massaažiotsikuga või siis sõrmedega ja selle peale siis mina teen massaaži siis selle sama guasha kiviga. Et kui sa oled selle ära ilusti selle maski pannud, siis ma teen veel massaažiga peale. Nii et ma arvan, et see on selline asi, mis tegelikult kindlasti sulle meeldib ja meeldib kõikidele sinu tutvusringkonnale ja inimestele, nii et sa võid väga julgelt seda soovitada teistele ka. Sest tal on kohene efekt, et sa näed seda, kui sa oled seda kasutanud ja see on tõesti nauditav. Pluss veel see, et kui ta on nagu emotsionaalne, on ju, kui sa paned seda peale, siis see kõik see lavendel ja kõik see emotsioon on nagu hästi mõnus, nii et julgesti. Mis siin veel on välja toodud? Ma arvan, et ma olen kõik juba puudutanud. Jah, võib-olla lihtsalt see, et mida ta ei tee, mida tihti teevad hästi sellised paksud ja asjad on see, et ta ei ummista poore, on ju. Ja nahk hingab, kui sa paned midagi nii paksult öösel peale, siis võib-olla keegi kardab, et kas mu nahk hingab öösel, hingab ja sobib kõikidele nahatüüpidele, pole vahet, on ju, mis su nahatüüp on, ei sisalda parabeene, selliseid ummistavaid õlisid, värvaineid ja nii edasi, on ju, samamoodi vegan ja no animal testing ja edasi kõik need samad asjad, mis artisti puhul on. Ja siit ka kohe veel see lahendus, mis siis on, nagu ma ütlesin, artisti pakub neid lahendusi, siis komplektina, kui sa tahad seda maski osta, mis samamoodi on väga mõttekas osta, mina endale ka päris mitu seda öömaski varusin, et mis iganes kingituseks või et ikka endal ka oleks alati olemas, siis praegu on selline pakkumine Artistry Beauty Sleep lahendus, ehk siis artisti öine näohooldus. Komplektis on siis Artistry mitseraarvesi,
millega sa saad siis eemaldada meigi, puhastada siis näonaha mustusest, siis sa saad kanda peale siis öömaski ja sinna juurde on siis komplekti veel lisatud toitvad G&H-sarja siis niisutavad kreemid kehale, kätele ja jalgadele, nii et täiskomplekt hooldus siis sulle nii-öelda magama minekuks. Väga mõnus on see G&H-sari, kui sa ei ole veel seda proovinud. Nii et absoluutselt meie pere lemmik on näiteks needsamad jalgade ja kätekreem, eriti praegu, kus seda nagu päriselt vaja on. Ja selle komplektiga siis tegelikult kaasas on, siin pildi peal ei ole, aga selle komplektiga ma kohe näitan teile. Tuleb siis kaasa selline kingitus. Kui seda veel ei ole, siis nad on imeilus kõrp, siuke suur kõrp. Peale on kirjutatud Artistry Silk Night Mask, Artistry siidi öömask siidist, päris siidist. Ja siis, kui seda siin lahti teed, siis siin on terve näonaha hooldus nii-öelda rutiin, kuidas seda teha, kuidas õige on teha selle komplektiga. Ja siin siidi paberi sees on siis selline siidist une mask, Artistry. Imepehme, paned siia silma peale ja lähed magama. Vot. Et minu 5-aastane tütar magab nende maskidega. Meil on varem ka Artistry mask olnud ja siis ta magab nendega. Ma küsisin, miks sa sellega magad? Et mina ei ole maganud varem, aga nüüd ma siis otsustasin proovida. Ja siis ta ütles mulle, aga see on, emme, mul on nii hea uni, mitte mingi ükski valgus ei häiri mind öösel. Et magab terve öö, tal on silmade peas. Ma olen ka mõelnud, kuidas need inimesed magavad, aga nüüd ma proovin. Vaatan, võib-olla on oluliselt parem uni. Katsutage. Et mis siis on oluline nii-öelda tervislik harjumus ööseks? Käime selle veel läbi ja siis on täna mõistlik lõpetada see õhtu sellises positiivses toonis, on ju. On seesama, et kõigepealt muidugi toit on väga oluline, tasakaalustatud toit, et sa saaksid kõik valku ja süsivesikuid ja kõike, mis organismil vaja on. Ja kui sul toitumise teema huvitab, siis kindlasti küsi oma kutsujalt või meie kaudu siis tiim 21 ja vaata neid koolitusi, mis seal üleval on Nutrilaidi kohta, kus tegelikult meil on ka olemas siis eraldi programm selleks, mis väga hästi õpetab. Mina õppisin läbi selle programmi üldse nagu aru saama, mis on süsivesikud ja kuidas need toidus on ja kuidas on nagu lihtsam neid valida. Hea uni tagab ka see, et ekraani on vähem, nii et sellepärast ma kohe ütlen, et me lõpetame, et me ei pea siin ekraani ees enam nii pikalt olema. Ehk siis väldi seda öist nutiseadet seal voodis, tarbi vedelikku. Siin väike soovitus selle kohta, et proovi see vedelik tarbida päeva jooksul, ära tarbi seda nagu päris enne magaminekut nagu seal viimasel hetkel, sest siis võib juhtuda, et see hommikul on sul seal kõik näos näha nagu, et kui saad, siis tarbi ikkagi see vedeliku kogus päeva jooksul ära. Mina isiklikult soovitan veel vaadata sellist toodet kodulehed nagu Truviviti, mis tegelikult on ka hästi hea just näonahale juurde nii-öelda võtta. Ja lõõgastu, kasuta mõnusaid näohooldusvahendeid, milleks saad tegelikult näonaha ilusaks, mõnusaks ja hea tunde magama minnes. Ja muidugi magamist soodustab ka kaltsium-magneesium koos D-vitamiiniga. Nii et ööseks väga hea võtta, toetab närvisüsteemi ja vähendab siis seda päevast tekkinud stressi ja lihaspingeid ja kõike muud. Nii et selline väike soovitus siis sulle tänasesse õhtusse. Ja siin on veel pikalt juttu sellest maskist, aga mina tänan teid. Nii lahe oli, et teid oli nii palju ja ma loodan, et te saite selles mõttes natukene jälle midagi oma ilurutiini juurde. Ja teine asi, et te saite julgust soovitada ka oma klientidele ja oma tuttavatele seda Artistry nii-öelda ilulahendust, sest see tegelikult on valmis nii-öelda, sa ei pea seda ise siin leiutama, seda jalgratast. Nii et ma arvan, et kõikidel naistel on selle üle hea meel. Lihtsalt võib-olla natukene vaja juhendada, kuidas siis seda täpsemalt kasutada. Nii et olge ilusad, olge hoitud ja ikka koos Artistryga. Nii et
head und siis tänaseks ja kohtume siis juba uutel koolitustel. Aitäh!